See on täiesti erinev värk. Selle ümmarguste vaidlusele tal olid Bulgeeri tipptood. Aga see Sata oli ka päris hea. Kuigi tal ei olnud seda vist tippveini kohal. Mustastane lehega. Mustastane leht annab teile mõrusust. Ma ei ole Maslaplana nigel jõudnud. Et vahepeal tuleb ka üks pisikene surts meil niukast asja nagu Prioratti. Eesti Sommelierde Assotsiatsioon, mis on juba päris soliidses eas, sest on asutatud aastal 2000 oktoobris ja on jõudnud oma 3. veinimessini. Et see on selline üritus, kus me püüame oma toetajate firmade kaasabil harida meie professionaale, need, kes töötavad restoranides, vinotekides, veinipoodides, aga siis ka samal ajal oleme kutsunud siia inimesi linnarahvast, et nad saaks tutvuda selle nii-öelda paremikuga, mis meie turul on. Ja just hea on nagu öelda sellest, et mitte ainult siin ei ole väljas veinitooted, mida saab proovida, vaid ka samal ajal toimuvad õppeklassid ja nagu see on meie assotsiatsiooni poolt korraldatava selle veiniürituse üks põhiidee, et meie tunnustatud veinispetsialistid viivad läbi koolitusse inimestele, kuidas veini sobitada toiduga, üks kursus on, kuidas veini sobitada juustuga ja need on, näha on, et see huvi on väga suur, et inimesed meeleldi tahavad osaleda nendel, sest olgem ausad, meie idee on ikkagi õpetada inimesi sellest, et vein on selline toode, mis sobib hästi just toidu juurde, täiendab toidukaarti ja läbi selle, et tõsta nii-öelda ka teadlikkust, et inimesed teavad, mida nad oskavad valida, mida teha. Ja just ka samal ajal need koolitused on täienduseks meie Eesti Sommelierde Assotsiatsiooni erakooli kursustele, mida me alustasime ka juba 2001. aastal kohe, kui meie organisatsioon loodud, et oleks meil kvalifitseeritud kaader, kes töötaks restoranides ja teistes toitlustuskohtades, sest kui me oleme nüüd Euroopa Liidus, turg on avatud, see tähendab seda, et meil on olnud ka võimalused tulnud siia inimesi väljaspoolt Eestit, kes ütlevad, nad on veini vallas hästi haritud ja siis valmis oma tööd ja oma tööjõudu pakkuma, aga tänases situatsioonis, kus iga töökoht on hinnas, siis me püüame oma koolitustel ikkagi minna seda, et me õpetame oma inimesed välja ja anname nende võimaluse leida tööd, nii et isegi ma kutsun üles, et kui keegi, kes on nagu probleemi oma töövalikuga või töökohaga, siis sügisest hakkab meil jälle oktoobris hakkab jälle uus veinikoolituste sari ja paistab, et statistika järgi on isegi restoranides või ütleme baarides nendest inimestest veidi puudub isegi. Kui öelda, et läheb väga hästi, siis ma arvan, et ma vähekene valetan. Pigem on see, et ega see ülemaailmne kriis on ka assotsiatsiooni vähekene mõjutanud, aga ei lähe kehvasti. Pigem väljendaks nii. Ja vaadates praegust tänast meie selle aasta veinimessi, siis huvi on ja veinihuvilisi ma loodan, et tegid ka Eestis kogu aeg juurde ja tegelikult võib ka selle messi lugeda põhimõtteliselt korda läinuks. Majandus ei sunni meid õlle peale üle minema ja ainult triimerit tarvitama, aga kindlasti on restoranis omal kohal šampanja ja vahuvein ja ma loodan, et seda ikka tarvitakse ja loomulikult kõik võimalikud klassikalised veinimaad. Mul on hea meel, et Eestis on väga head maaletoojad, kes mõtlevad ka selle peale, et harida klienti, et meie Itaalia valik, meie Hispaania valik, meie Prantsuse valik kogu aeg järjest täieneb ja väiksed tootjad, kes siin messil esindatud, on tõsiselt oma portfelli laiendanud ja see on tore.